No nii, ma arvan, et enamus on kohal. Ma ei hakka teile uuesti tere hommikust ütlema, ma seda juba tegin. Kiireks sissejuhatuseks võib-olla siis nii palju, et minu nimi Ergo Pikas, Tallinna Tehnikaülikooli ja Aalto ülikooli doktorant. Lõputöö või doktorantuuritöö teemaks või uurimustöö teemaks on mul siis projekteerimine, projekteerimise korraldamise kvaliteet ja oma selles töös siis teen koostööd juhendajatega nii Eesti kui ka Soome poole pealt ja Inglismaa poole pealt. Ja hetkel ma toimetan siis koos Eestist on, siin need suhted on natukene erinevad, aga ma arvan, et kuskil 4-5 projekteerimisettevõttega võib küll öelda, et siin kas siis ühel või teisel kujul käin neid siis nõustan ja aitan ja üritame siis implementeerida või rakendada neid liini ja timmitud kavandamise põhimõtteid. Nii, aga võtaks puldi ka. Et kõigist nendest täna praktilistest näidetest ei jõua nagu rääkida, aga üritan teile anda aimdust suuremast pildist ja mis võib-olla on hoiatuseks ette ütlen ära, et täna natukene käsitleme ka matemaatikat. Kindlasti te kõik olete kunagi põhikoolis matemaatikatunnis käinud, geomeetrilisi probleeme lahendatud ja täna võib-olla saab teile natukene selgemaks võib-olla see, et kuidas on matemaatikaga seotud näiteks ka projekteerimisega, kui üks võimalik vaade siis sellest, mida me projekteerimises teeme. Ja teine on siis seotud kõnekunsti ehk siis retoorikaga. Aga me jõuame nende teemadeni järjest. Nii, sissejuhatuseks. Kõigepealt me räägime kvaliteedist üleüldiselt või ütleme projekteerimise kvaliteedist, siis tegelikult on väga palju erinevaid väärarusaamasid kvaliteedist. Enamasti öeldakse, kvaliteet on subjektiivne. Kindlasti on see tõde mingi maani, kuid pärast, kui me näeme, et kvaliteet on ka palju objektiivset, lisaks sellele, et organisatsioonis vastutab või peab vastutama kvaliteedist kas siis üks isik või on see mingisugune grupp. Kvaliteet on liiga kulukas, kvaliteedi tagamine ja kontroll on üks ja sama asi, kindlasti need ei ole samad asjad, ja kvaliteeti kontrollitakse projekti lõpus. Need on sellised tavalised väärarusaamad siis kvaliteedist või kvaliteedi olemusest. Kuid kvaliteet tegelikult, nii nagu ma ütlesin juba, sisaldab palju objektiivset, seal on palju käega katsutavaid mõõtmeid, nii nagu tegelikult Stan tõi oma ettekandes näiteid, kus projekti varases staadiumis, kuhu olid kaasatud kõik erinevad osapooled, tegelikult nad lõhkusid selle projekti tükkideks, osadeks, kust vasakul ülevalt alla olid siis erinevad projekti kriteeriumid, mida hinnati, ja siis paremal või üleval siis vasakult paremale jooksid siis erinevad projekti osad, ehk siis osade võimalikud kontseptuaalsed alternatiivsed lahendused ja nendega seotud siis kulud. Et see annab neile võimaluse tegelikult paremini kontrollida seda sihtväärtuse eelarvestamist või sihtväärtuse kavandamist. Ehk siis iga otsus või iga otsus, mis võetakse vastu mingisuguses osas, peaks tegelikult siis peegelduma kogu projekti eelarves kui ka siis muudes kriteeriumites. Kvaliteet tegelikult, kui seda hästi ja pikalt ja hakata õigest otsast peale, siis kvaliteet pikas perspektiivis vähendab kulusid, sest sa suudad hoida pikemalt kliente, kliendid tulevad tagasi. Apple on üks sellest minu meelest väga hea näide. Ma ei ütleks, et nad tehnoloogiliselt, ütleme riistvaraliselt ja funktsionaalsused oleksid oluliselt parem teistest tootjatest, kuid kuna nad on pakkunud aastate jooksul ikkagi väga kõrget kvaliteeti, siis inimesed, kes on juba ühe korra Apple'i peale üle läinud, tihtipeale ikkagi püsivad selle peale. Et see on see kvaliteet, millest me räägime. Aga kui sa kaotad inimesi, tegelikult siis see on tegelikult väga suur kulu pikas perspektiivis sellele ettevõttele. Kvaliteet on kindlasti protsess. Kvaliteet leiab aset ajas ja ruumis. Ja vot see on see, mis on väga oluline jätta endale meelde, et kvaliteet ei ole üks sündmus. Et projekteerimise või ehitamise etapi, staadiumi, töötegevuse lõpus me kas siis objekti juhina, projekteerimise projektijuhina vaatame mingi asja üle ja sellega meie ka kvaliteedi kontroll tegelikult on siis ülesanne täidetud. Kvaliteet on organisatsiooni protsess, projekte algusest lõpuni läbi mõõde ja see on siin siis hästi oluline. Ja üldiselt, kui me räägime kvaliteedist, siis liin maailmas või timmitud ehituse kavandamise maailmas, siis me räägime kvaliteedist kui kahest vaatest. Esiteks on inglise keeles, mulle meeldib see välja natukene rohkem, fitness for purpose, ehk siis vastavus kasutusotstarbele või eesmärkidele ja vastavus nõuetele. Et kui me räägime kvaliteedist, siis on alati kaks sellist vaadet. Ja pärast näeme seda sisu siis täpsemalt, mis nende siis osad on. Projekteerimist ja projekteerimise juhtimist on tegelikult
on, ma ütleks juba julgelt aastakümned, ma ei ole küll siia rohkem viiteid pannud, aga ma ütlen, et need viited lähevad sinna 80-ndate lõppu, 90-ndate algusesse, kust alates on hakatud tegelikult projekteerimise korraldamist ja juhtimist siis mitte nüüd ütleme kritiseerima, aga on hakatud välja tooma siis puuduseid või probleeme, mis siis selle valdkonnaga on. Üldiselt need jagunevad siis sellised, et on puudulike vajaduste ja nõudmiste määratlemine. Selle kohta on meil tegelikult ka faktilisi tõendeid, et kui me analüüsisime siin erinevate projektide e-maili vahetust ja nende e-mailide vahetuste sisu, siis tegelikult me saime aru, et sellist konkreetset etappi, kus täpsustati tellija vajadusi ja nõudeid, ei olnud. Et see vajaduste ja nõuete täpsustamine käis läbi terve projekti ja oli ühtlase koormusega. Sama palju aega kulutati põhimõtteliselt läbi terve projekti. Kui sa võrdled nüüd seda näiteks teiste valdkonnaga, tootearenduse valdkonnaga, siis seal on väga konkreetne staadium, kus üritatakse kõigepealt aru saada projekti üleüldisest eesmärgist, mis on see projekti eesmärk, purpose, siis kasutajate vajadused, ehk siis igal hoonel on ka ju tulevased kasutajad. Ja kindlasti ei ole need ainult selles koolimajas siin õpilased ja õppejõud, vaid ka kõik see administratiivne pool siin ja lisaks ka veel hoonehaldurid. Ja alles siis me hakkame mõtlema, kui me saame aru, mis on see purpose või eesmärk, mis on need vajadused tulenevad kasutajatest, siis me peaksime hakkama mõtlema selle peale, mis on see toode või mis on see vahend, mis aitaks neil neid eesmärke saavutada. Puudulik protsessi juhtumine, kontroll keskendub erisuste tuvastamisele, aga mitte protsessi realiseerimisele ja see on väga fundamentaalne erinevus, mis on tiimitud ehituse, kavandamise ja klassikalise projektijuhtimise vahel. Et niinimetatud production control tiimitud maailmas tähendab seda, et kuidas tagada seda, et meie plaanid ka reaalselt realiseeriksid sellised nii, nagu nad olid mõeldud. Aga mitte seda, et lihtsalt protsessi lõpus kontrollida, kas vastas plaanile, eesmärgile, kriteeriumile, nõudele või vastale. Puudulik kvaliteedi juhtimine ja seda on põhimõtteliselt igal sammul näha, et seda me ei pea hakkama siin paljudele praktikudele kindlasti siin meelde tuletama. Kuid need kõik on sümptomid, need on millegi sümptomid. Need ei ole põhjus või juurpõhjus ise. Ja siin on mitu tasandit, mitu elementi. Ja üks kindlasti nendest on seotud sellega, et meil täna projekteerimise või projekteerimise funktsiooni mõiste kui selline tundub olevat puudulik, mis omakorda on tegelikult seotud sellega, et me võib-olla ei saa päris täpselt aru, mis on projekteerimise sisu. Ja sealt tulenevalt minu hüpotees ongi see, et tänu sellele, et me ei mõista või saa aru päris täpselt, mis projekteerimises juhtub või sünnib, mis on see fenomen, siis ka see tegelikult peegeldub kehvades või puudulikes praktikates. Ja see oli ka siis üks doktoritöö hüpotees. Ja nüüd seda, et illustreerida, siis kui võtta näiteks maailmas tuntud, levinud erinevad elukaare mudelid, siis on näha, et kui erinevad tegelikult need on, kuid kui arvestada, et need justkui peaksid kirjeldama ühte seda sama asja, ühte seda sama protsessi algusest lõpuni. Eesmärk on ju täita tellija eesmärke läbi mingisuguste vahendite ja siis neid vahendeid hiljem kasutada, ehk siis ekspluatatsioon kuni siis eluea lõpuni välja. Aga mingil põhjusel on nad väga erinevad. Ja kui ma panen siia kõrvale ka Eesti mudeli, siis tegelikult see on veel kõigi kitsama vaatega võrreldes kõigi teiste mudelitega. Et Eesti mudel läheb, ütleme, nende mudelite suhtes saab alguse kuskilt, ma ütleks isegi siit eskiisiga ja lõpeb siin. Seega tegelikult on meie see niimetatud ehitusprojekti standard väga kitsa vaatega. Ta keskendub sisuliselt selle projekti lahendamisele, aga mitte sellele, mis on kliendi vajadused ja eesmärgid. Seega, nii nagu ma ütlesin, hüpotees on see, et selleks, et paremini projekteerimist korraldada, juhtida või kvaliteeti tõsta, me peame kõigepealt mõistma, mis on projekteerimise sisu. Ja eelkõige, kui me räägime projekteerimisest, siis räägitakse tihtipeale knowledge-based design, ehk siis teadmistepõhine kavandamine või projekteerimine, kuidas keegi seda nimetada tahab. Aga mis see sisuliselt tähendab seda, on see nõuab mentaalset effortit ehk siis pingutust inimeste poolt, koguda kokku see vajalik info, neid seda analüüsida, selle pealt sünteesida uusi ideid, uusi lahendusi. Ja see on see siis sisuline pool, mis siis projekteerimises on. See joonis või mudel, mida tihtipeale projektijuhid tagavad, see on lihtsalt selle protsessi väljund. Ja kui me ei näe seda sellise protsessina, siis juhtubki see, et me keskendume väljunditele ja seetõttu ka nimetatakse klassikalist projektijuhtimist väljundipõhiseks juhtimiseks, mis keskendub ainult sellele ühele sündmusele konkreetselt selles kogu protsessis. Ehk siis liini puhul tegelikult me räägime paradigma muutusest, me räägime maailmavaate muutusest ja
ja see on ka üks põhjus, miks tihtipeale on paljudel juba toimetajatel, praktikutel võib-olla esimese hooga väga keeruline või raske nagu sellest aru saada. Kuid nagu ütles juba Peter Drucker 80-ndatel või 2001. aastal, just esimest korda ütles 80-ndatel, siis mitte ei ole erinevad informatsiooni kui ka automatiseerimise tehnoloogiad meid edasi viinud selles mõttes, et kuidas me toodame ja kvaliteeti tõstnud ja efektiivsust, vaid see, kuidas me sellest kui tootmisest mõtleme. Ehk siis erinevad kontseptsioonid ja sisuliselt võib kokku võtta, et 20. sajandil on kolm suuremat kontseptsiooni. On väärtuspõhine tootmine, on voolupõhine või voolupõhine tootmine ja on niinimetatud klassikaline, siis niisugune, läheb rohkem sinna crafti poole tootmine. Ehk siis mida ma nende paradigmade või mudelite all mõtlen? Ehk kui kaks inimest vaatavad ühte sama asja, fenomeni, siis nad võivad näha seal väga erinevat asja. Kes mida näeb? Sa näed kahte inimest, jah? Kes veel mida näeb? Veel? Aga seal on veel midagi. Vaas on näiteks, jah? Näed, see on üks illustreeriv näide sellest, et mida ma mõtlen tegelikult mõttemalli või mõttemudeli all. See on see, kuidas me näeme maailma. Kui erinevad me näeme maailma, sõltuvalt sellest, kus me tuleme, mis on meie kogemused ja teadmised. Mis te siin näete? Ja veel? Ja puu, jah. Et pärast, kui aega on, siis võite seda nalja lugeda, et hetkel ei ole selleks aega kahjuks. Nii, kavandamine ja projekteerimise olemas. Ehk siis tulenevalt sellest hüpoteesist üritame siis natukene mõtestada seda, et mis see siis kavandamine tegelikult siis on. Ja ma lähtun siin kahest Vana-Kreekas välja pakutud meetodist või mõttemallist või mudelist. Üks nendest on Eukliidi geomeetriliste probleemide lahenduse meetod ja kindlasti kõik, kes te olete kunagi käinud põhikoolis, on sellega kokku puutunud. Ei ole kahtlustki, alati olid leia, antud, mis on otsitav ja siis hakkasid seda asja lahendama. Tüüpiline. Ja teine siis retoorika võib-olla, mida on nagu vähem erinevates koolides või ülikoolides või õpetatud. Aga kui nendest mõelda kui universaalsetest mõttemudelitest, siis tegelikult on nad rakendatavad väga paljudes teistes erinevates valdkondades ja neid näiteid ma võin tuua The Method of Analysis, ehk siis The Method of Analysis, ma tean isiklikult, näiteks Abraham Lincoln oli üks nendest inimestest, kes võttis selle meetodi endale aluseks, et mõtestada, kuidas tõendada mingisuguseid fakte või ütleme argumente läbi siis poliitiliste aruteludega. Või näiteks siis 20. sajandil Edgar Allan Poe, kes kirjutas kõik Sherlock Holmesi osad. Ta lähtus sellest tegelikult samast mudelist, et oma seda Sherlock Holmesi ideed realiseerida. Ja muidugi retoorika on niisugune huvitav, et alates Vana-Kreekast kuni, ütleme, renessansi alguseni oli tegelikult retoorika suhteliselt kohustuslik iga kooli osa. Ehk siis see, kuidas sa oskad mõtestada oma ettekandeid, et ehk siis luua see, ütleme, sisuliselt hea ettekanne, mis ka tegelikult avaldaks mõju sinu publikule. Ja mõlema meetodi puhul on tegemist tootmist hõlmava tegevusega, ehk seal on mingisugune väljund, alati tekib mingisugune väljund ja ühel puhul on siis tegemist geomeetrilise kujundiga ja teisel puhul siis publikule mõju avaldava kõnega. Ja kui me mõtleme nendest kahest asjast, siis esimene kirjeldab ranget mõtlemist, inseneridel peaks olema üsna tavaline, ja teine siis argumenteerivad mudelid. Ehk siis rational reasoning and plausible reasoning. Ja mis on nüüd see väide on siin see, et tegelikult need kaks erinevad meetodid aitavad nagu mõtestada seda projekteerimist ja kavandamist natukene erinevatest vaadetest. Ehk siis niinimetatud see geomeetriline meetod peaks justkui kirjeldama seda, et kuidas inseneridena me mõtleme probleemide lahendamisel ja siis retoorika seda, kuidas arhitektid või disainerid töötavad, kui nad mõtlevad mingisuguste probleemide lahendamisel. Keskenduvad erinevatele tegelikult elementidele selles protsessis. Ehk siis projekteerimise kontekstis kirjeldavad neid kahte erinevat asja. Ehk siis retoorika keskendub eesmärgipärasusele ja geomeetriliste probleemide lahenduse meetod keskendub siis konstruktiivsele osale. Pole ju saladus kellegile see, et iga projekt saab alguse eesmärgist. Eesmärk on see esimene asi, mis tegelikult tekib. Ja see eesmärk tekib enamasti sellest, et kellelgi mingisugune puudus. Ja sealt järgmine samm on see, et me peame hakkama mõtlema, nagu ma ütlesin, et kes on need tulevased tellijad kasutavad, mis on see keskkond, ja siis me hakkame mõtlema selle peale, mis on need vahendid, ehk mis on see artefakt ise või mis on see hoone näiteks või tee või ehitis, mis aitaks meil neid eesmärke saavutada. Ja nendel erinevatel meetodidel on siis 3 erinevat fookust või vaadet. Esimene on kasutatav, kasutuskogemusega seotud,
teine on see, mis on siis soovitus või ihaldusväärne, ja see on see, millele retoorika peamiselt keskendub. Kuid ka retoorika puhul tuleb kindlasti mõelda, mis on kasulik sellele kuulajaskonnale, kellel ma oma kõnet esitlen. Aga see on nüüd ka see koht, kus siis tegelikult see geomeetriliste probleemide meetod ja retoorika saavad omavahel kokku. Ehk siis see on see kasulik osa. Ehk siis mis on see hoone või ehitise funktsionaalsus ja nõutud toimivus. Kuidas see hoone peaks käituma. Nii, kiiresti üks näide, mis me selle geomeetriliste probleemide all siis mõtleme. Üldiselt jagatakse geomeetriliste probleemide lahendamine kahteks suuremaks protsessiks. Meil on analüüs ja teisel pool on siis süntees. Ehk siis sisuliselt tähendab seda, me võtame osadeks kuni elementaarosakesteni välja ja teises veeruses me üritame seda siis elementaarosakestest kokku tervikuks panna. Ja siis üritada jõuda välja selle tõdemuseni, kas see, millega me hakkama saime ja mis sealt siis protsessi tulemusena väljus, et kas see on see, mis aitab saavutada neid eesmärke, mis olid alguses seatud. Probleem, meil on antud probleem. Kui me räägime geomeetriliste probleemide lahendamise metoodikas, siis enamasti see eeldus on see, et on alati probleem antud. Ja siin ma toon kohe kiire näite. Siin mitmel aastal on tegelikult toimetatud või töötatud siin koos teiste ülikoolidega Läänemere piirkonnas ja suviti korraldatud selliseid interaktiivseid, interdistsiplinaarseid seminare tudengitele või selliseid workshop'e, töötubasid, mis on kestnud nädala kuni 10 päeva. Ja selle eesmärk oli see, et toome erinevatest valdkondadest inimesed kokku, arhitektid, insenerid, infrastructure ja kõik, mis sa suudad ette kujutada, kokku jagada nad meeskondadesse ja üritada neile anda siis mingisugune suund kätte, mida nad peaksid siis koos ühiselt lahendama. Ja kui sa nüüd võrdlesid seda, kuidas nagu arhitektid mõtlesid ja kuidas insenerid mõtlesid, siis tegelikult seal tuli väga ilusasti välja see, et arhitekt oli selline, kes üritas nagu itereerida, üritas vaadata seda probleemi väga mitmetest erinevatest vaatenurkadest, üritas mingit raami selle ümber saada. Ehitas selle raami ümber, lõhku selle ära, ehitas järgmise raami, üritas, kas see on see probleem, mida me üritame lahendada või ei ole. Insener oli jälle vastupidi, tema hüppas probleemi ja hakkas seda kohe lahendama. Ehk siis ma toon näite, et seal korraks tekkis idee, et võiks siia teha mingi sükse, ma ei mäletagi, see mingi treppide asi, insener võttis sellest kinni, teised arvutasid muid asja, see juba läks nurk, hakkas arvutama, kui see tuli tagasi, kuule, ma juba arvutasin, et siin saab küll teha, et see ongi nagu väga erinev vaade või lähenemine asjadele. Üks hüppab kiiresti probleemi, mida hakatakse lahendama, teine üritab sellest probleemist aru saada. Nii, kuidas seda, oskab keegi kiirelt öelda, kuidas seda lahendada? Need, kes on käinud ehituskeskuse kursusel, et nendel võib-olla palun mitte siis siin reeta. Et kuidas see hakkaks, kui ma siis kirjeldan probleemi. Probleem on selles, meil on antud ringi, mille siis on joonistatud ruut. Iga ruudu nurk siis peab olema selle ringi siis, või selle joone peal. Ja tingimused, kuidas seda konstrueerida, on selline, et sul on antud sirkel ja mingi sirgeservaga asi, kus ei ole peal mõõdukettiga mitte midagi. Ainult sirgeservaga asi. Kuidas sa nende kahe vaheandja abil nüüd saaksid tegelikult tagada seda, et sa suudad perfektse sükse geomeetrilise kujundi teha? Mis see esimene idee võiks olla? Jah? Jah, aga nii, mis sa edasi teeksid? Kuidas sa selle ruuduni jõud? Nii, et siis saaksid teise punkti siia ja siia. Ja sa võtaksid raadiuse täpselt. No okei, ja siis paneksid siia, teeksid samamoodi ja lõpuks tõmbaksid kokku. Sellega on see häda, et sul ehitamise mõttes on ta korrektne, aga see ei ole tõendatav. Ehk siis ta ei ole otseselt ei tulene sellest sinu metoodikast või käikudest. Ehk siis tegelikult siin see loogika on see, et esimene asi, mis ma näen, panen tähele, on see, et seda lahendama hakata, ma pean mõtlema, et sellel on diagonaali. Ehk siis mingi joone tõmbamine on oluliselt lihtsam probleem kui mingisuguse ruudu tegemine. Nii, sellest, kui see on, ütleme, nüüd ma tean juba, et diagonaale, ütleme, jooni ma oskan joonistada, kuid see, mis ma siit märkan, on see, et need kaks diagonaali on alati risti, kuna tegemist oli ruuduga. On nii. Mis ma veel tean siit? Kuna tegemist oli ruuduga, sellest järeldus, et tegemist on kahe risti oleva diagonaaliga, siis sellest järeldub tegelikult see, et need on ringi diameeter. On nii. Ehk siis see keskmine punkt on ka tegelikult ringi tsenter. Ja nüüd, kui ma tean, ühte sirget joont ma juba suudan joonistada,
Ja see on tegelikult siis, ütleme, analüüsi lõpp. Et see on see koht, kus ma tõden seda fakti, et ma nüüd saan seda probleemi lahendada. Ja hakkan pihta siis sünteesis, tõmban selle ringi ära, nagu sa soovitasid, sa hüppasid kohe sünteesi. Ja järgmine tegevus, tõmban suvalise joone 2 punktist läbi. Alati 2 punktist, kui ma ühest tõmban, siis ma ei saa. Aga kui ma tõmban 2 suvalisest punktist läbi, siis ma saan sirkli abil teha abijooned, tõmmata esimese diagonaali, tõmmata teise diagonaali, need omavahel ühendada ja ma olen jõudnud lõpptulemused. Ja see on tõestatav. Ja see järeldub otseselt nendes käikudes, mis ma tegin. Mitte see, et ma hüppan, panen kuhugi suvalisse punkti selle ja nüüd üritan sealt leida mingisuguseid neid kohti. Retoorika on tegelikult see, et tema hakkab pihta sellest olukorrast, ei hakka probleemist, hakkab pihta olukorrast, ta üritab aru saada, mis on see olukord, mida me üritame lahendada, kes on see klient, kes on see tellija või mis on need vajadused, mida me üritame siin rahuldada, mis on see kontekst, kus me räägime, kus me oma kõnet peaksime siis pidama. Ehk siis niinimetatud peaks siis tuvastama, mis on need argumendid, mida ma tahan siis oma kõnega edastada, mis on see peamine idee, mida ma tahan kõnega edastada. Järgmine samm on siis selle kõne struktureerimine ja klassikalisest te teate, on välja kujunenud ikka, et on sissejuhatus, on võib-olla probleemipüstitus, on lahenduse käik ja on kokkuvõte, et niisugused põhimõttelised reeglistikud ka tegelikult rakenduvad meil projekteerimises, meil on mingisugune seaduspära, mingisugused reeglid, mida me siis kanname ühes projektis ka teise. Siis me realiseerime seda tähendab seda, et näiteks ehitusinformatsioonimudeli abil, kui me oleme teinud ära otsuse, et meil on vaja taastuvenergiat kasutada ehitusplatsil, siis nüüd ma tegelikult Reviti keskkonnas näiteks, kui modelleerida, siis ma juba valin konkreetse tüübi ja annan talle ka konkreetsed mõõtmed. Selle juurde jõuame pärast tagasi. Ja siis tellijale, kliendile selle põhimõtteliselt kõne ettekandmine, ehk siis tegelikult ka on ju projekteerimises see, et kui me oleme lahendusega välja tulnud, siis me läheme seda ju tegelikult tellijas kaitsma. Ja seda protsessi nimetakse siis ühest küljest kui justification, ehk siis ma õigustan seda lahendust, mis ma olen välja töötanud, teises küljest see peaks kutsuma siis seda tellijat, klienti sulle vastama oma nagu vaadetega või argumentatsioonidega, miks talle see sobib või miks talle see ei sobi. Ehk siis judgment, hinnang. Üldiselt natukene kavandamisest, me räägime kavandust üldiselt, siis kesksel kohal on kindlasti see artefakt ise ja sellelt eeldatav mingisugune funktsionaalsus, toimivus. Ja see, kuidas me seda funktsionaalsust toimivust realiseerime, on ju tegelikult läbi selle hoone komponenti. Kui me tahame jõudusid kanda ülevalt alla, siis meil on selleks postit, alad, seinad. Nii edasi. Nii. Aga iga artefakt asetseb kuskil kindlas keskkonnas, on see kindel kinnist, on see kindel krunt ja oma tähtsust. Aga sellel krundil on omad loogilised seaduspärad, reeglid, nii edasi, on ressursside ligipääsud, energia, materjalide, informatsioon, ja seda tegelikult keskkonda võib veel jagada hierarkiliselt kõrgemateks astmeteks. Kui me mõtleme riigi planeeringute seadusele, siis on ju tegelikult planeeringud on jagatud 4 tasemele. Meil on riigi tasemel planeering, meil on maakondlik planeering, meil on kohaliku omavalitsuse planeering ja meil on detail. Ehk siis see keskkond on jagatud tegelikult hierarkilisteks üksteise sees olevateks süsteemideks, alamsüsteemideks. Ja tellija kasutaja on kindlasti selle väliskeskkonda osa, ehk siis see, kuidas tema tahab seda artefakti kindlasti kasutada, hakkab väga palju mõjutama seda, et kuidas see artefakt nagu toimib. Ja väga paljud probleemid tegelikult saavadki ju hoonete puhul, kui me räägime näiteks energiatõusust või sisekliimast, saavad alguse sellest, et me projekteerisime mingisugust eelduste põhjal, aga tegelikult elu on midagi muud. Ja sealt tekivad see, et lõpuks see energiatõhususe number näiteks, mis oli võib-olla nõutud 100 kWh ruutmeetri kohta aastas, on kas siis rohkem või vähem. Sealt need erisused hakkavad tekkima, aga see on ainult üks koht, kus need erisused hakkavad tekkima, neid kohti võib väga palju muid olla. Keegi järsku tõstis mingil heal põhjusel elektri hinda kõvasti oluliselt. See kohe tegelikult mõjutab kogu meie seda lahenduse kontseptsiooni ja idee. Ehk siis siit on vajalik vaadata, et meil see projekteerimise protsess koosneb 2 osast ja see on see, millele siis retoorika keskendub sellele keskkonnale. Kes on see klient, kes on need kasutajad, mis on nende vajadused, mis on nende eesmärgid. Ja geomeetriliste probleemide lahendamise osa keskendub selle artefaktile. Ja meie, mis me disainerite projekteerituna teeme, me üritame seda kuidagi mõtestada, me üritame sellest meile ette antud probleemist tõmmata kuhugi mingisuguse raami ümber. Ma toon teile näiteks Soome arhitekt näiteks. Soome arhitekt tal paluti Tamperesse ehitada või kavandada üks uus lennujaam ja selle asemel, et teha selline tüüpiline lennujaam linnast välja koos gate'ide ja kõigi muudega, nii nagu tavaliselt me oleme harjunud neid nägema, siis ta tuli tegelikult lagedale kontseptsiooniga, et check-in tehakse ära Tampere kesklinnas ja siis, kui on lennu väljumise aeg, siis viiakse õigeaegselt väravate juurde rongidega. Et
see, kuhu me selle raami tõmbame, tegelikult see panebki paika selle, kui kreatiivne või loominguline oma ütleme, kavandamise või projekteerimise töös ma olen. Kuhu ma sellele probleemile konkreetse raami tõmban. See on hästi oluline. Ja mis on kõige suurem probleem võib-olla, natukene vaadata seda akadeemilise külje pealt, on see, et kui me mõtleme, mis juhtub nagu ehituskoolituse hariduses või arhitektuurhariduses, on see, et me tihtipeale õpetame õpilastele, mis on status quo. Mis on see hetkel kehtiv mõttemudel, mõttemall. Ehk siis lennujaam peab olema linnast väljas selliste reeglite alusel tehtud. Ja ehk siis me oleme tegelikult need raamid juba siis tudengite jaoks lukku löönud. Lihtsalt kiire praktiline näide, et sama asi energiatõusus kindlasti olete palju kokku puutunud, krunt, ehk siis süsteem, kus ta asetseb, hoone ise, energiavajadused, energiakulud, kõik sellised asjad, taastuvenergia osa, seal on kindlasti, mis on omakorda kõik seotud sellega, et kuidas tellija klient seda tahab kasutada ja projekteeri ülesanne nüüd see ära lahendada, kogu see probleem. See on näitlikustamiseks, mida siis eelmise allmudeli all mõtlesin. Nii. Ja nüüd üritame siis sellest kahest metoodikast teha mingisuguse sünteesi. Meil on 2 protsessi, analüüs ja meil on süntees. Ehk siis tavakeeles tähendab, üks tähendab kavandamist ja teine tähendab siis tegelikult valmistamist või tootmist ja realiseerimist. Me võime jagada hierarhiliselt, nii nagu me ennem tõime näite planeerimise koha pealt, võime jagada ka selle kolme erinevasse tasemesse. Iga projekt leiab aset mingisuguses konkreetses keskkonnas, koolimaja näiteks on mingisuguses kogukonnas või kohalikus omavalitsuses või linnas või linnapiirkonnas. Tal on mingisugune suurem kontekst. Siis on system we design for, ehk siis on see konkreetne kontekst, ehk siis kes on need tellijad, kes on need kasutajad, mis on nende vajadused, eesmärgid, nii edasi, nii edasi. Ja alles siis hakkame keskenduma sellele, mis on see artefakt ise või see hoone või ehitis või rajatus, mida me tahame realiseerida. Kui me jagame nüüd horisontaalis, siis horisontaalne telg kirjeldab subjektiivset ja objektiivset, ehk siis subjektiivne tähendab seda, et see tuleneb minu mõttemaailmast või minu mõttemudelitest ja objektiivne see, et kui ma olen selle realiseerinud, mul on tekkinud objektiivset infot, et see asi on tegelikult tõendatav, see asi on tehtav. Vertikaalis siis jääb alati, on üleval on keskkond ja all on siis artefakt ise, ehk siis see toode, ehk siis siin tekib niisugune maatriks ja näha, kuidas need erinevad osad omavahel on seotud. Ma nendest faasidest hakkan üle minema, ei hakka teid liiga kurnama, aga hakkame sellest peale, iga projekt saab alguse puudust, nagu ma ütlesin. Ja sealt esimene samm on tegelikult see, et me tahame ära kirjeldada, mis on see eesmärk. Eesmärk ei ole see hoone ise, ma rõhutan, eesmärk ei ole see hoone ise. Eesmärk on koolimaja puhul õpetada, koolitada tulevasi tippteadlasi, inimesi, poliitikuid, ühiskonnaliikmeid. Nüüd me peame mõtlema, mis on selle tulevase hoone kasutajate vajadused, eesmärgid. Kui me mõtleme näiteks lihtsa autotöökoja peale, et kui mul on seal kasutusvajadus, et mul on vaja mingisuguses ruumis värvida autosid, siis sellest tulenevalt kohe tegelikult hakkab sõltuma see, et milliseid süsteeme või alamsüsteeme mul on vaja. Mul on vaja kindlasti kohtventilatsiooni, mul see ruum peaks olema kindlasti hermeetiline, kõik see hakkab tulenema sellest, et mis eesmärgil kasutusotstarve sellel ruumil on. Ja seda protsessi ise sealt, ütleme siis, puudusest kuni siis funktsionaalsete nõuete kirjeldamisele sellele tootele lähtub siis 3 mõtlemise, ütleme siis üksest protsessist, alamprotsessist. Üks on transformation, ehk siis tüüpiline näide on võib-olla see, et kui meil on antud tekst ülesanne, siis seda me lahendame selliselt, et me ta taandame mingisuguseks võrrandiks või mingisuguseks käega katsutavaks asjaks, mille me saame siis lahendama hakata. Seda on kõik koolis teinud, ei tohiks võrras olla. Invention on siis see, et me üritame mingisugust ideed sinna sisse genereerida või luua või lisada. Ja decomposition on siis lihtsalt kõrgemalt madalamateks osadeks jagamine. Nii, sealt edasi, kui ma olen nagu paika pannud, ma toon näite, mulle meeldib ligi null energiast näited tuua, või ütleme energiatõusust näited tuua, sellepärast sellega ma olen üsna palju tegelen, et kui meil on ligi null energiatõususe näide, siis juba definitsioon ütleb seda, et me peame mõtlema kindlasti taastuvenergiale seal krundil kinnistul ja teine asi, passiivsed osad peavad olema lahendatud väga mõistlikult, muidu me seda ligi nulli kätte ei saa. Ja nüüd, kui ma olen mõelnud, mul on vaja mingit taastuvenergiat, aga selleks, et millist taastuvenergiat kasutada, selleks on ju väga palju erinevaid võimalusi. Maasoojuspump, päikesepaneelid, päikesekollektorid, tuulegeneraatorid, koostootmisjaamad, mis on ka tegelikult läinud üsna väikseks, on ka võimalik hoonepõhiselt juba kasutada. Ja kui me toome võib-olla näite paljud kindlasti, kui paljud on kokku puutunud Reviti või Archicade'iga või millegi sarnasega? No ikkagi enamus on. Et kui me mõtleme nüüd väga konkreetse näite põhjal, siis kui meil on nõue näiteks kanda mingisugust koormust põrandalt maapinda, siis tegelikult see on üks nõue.
Üks võimalus, kuidas ma seda teha saan, on põrandpinnasel. See on printsiip, kuidas ma üritan seda lahendada. Nüüd, mis ma Revitis teen, on see, et ma valin tegelikult Reviti keskkonnas konkreetselt selle tüübi elemendi. Ma valin selle tüübi ja nüüd hakkab see modelleerimine pihta. Ma olen teinud otsused selleks, et seda funktsiooni läbi selle põhimõttelise lahenduse täita, ma kasutan seda komponenti. Aga see ei ole veel modelleerimine ise, see on see, et me jõudsime mingisuguse otsuseni. Ja modelleerimine hakkab siit. Nüüd ma võtan selle põrandal elemendi ja ma hakkan modelleerima selle siis suurust. Ma ehk siis mudeli keskkonnas ma pean mõtlema, kus see paikneb, mis on tema suurus, kus ta algab, kus ta lõpeb, kõik sellised asjad. Ja igal sammul sünteesis, kui ma realiseerin, ma tegelikult pean mõtlema kohe sellele, et kas see idee, mis mul analüüsis tuli, kas see vastab tegelikkusele või vastu tegelikkusele. Ja seda protsessi nimetatakse verification ehk siis tõendamiseks. Ja siit järgmine samm on see, et kui ma selle üksikelemendil on ära modelleerinud, siis ma alati pean sellel hetkel, kui ma seda teen, siis ma pean ka mõtlema see, kuidas ta teiste asjadega kokku sobib. Kui ma näiteks mõtlen konstruktsiooni modelleerimise, siis kui ma hakkan poste ja talasid modelleerima, siis ma pean kohe mõtlema selle peale, et kuidas need esiteks, kuidas seda elementi ennast üksinda modelleerida, aga samas sellel ajal ka mõtlema selle, et kuidas need omavahel kokku sobivad. See oli näide erialapõhiselt, aga seda võib ka mõelda erialade üleselt. Et see sama assembly tegelikult sisuliselt tähendab seda, et me paneme erialade üleselt mudelid kokku, osamudelid, ja verification on ristumiste analüüs. Ja mis on järgmine samm? Mõni julge? Järgmine samm on, toon jälle näite BIM-i kontekstis, järgmine samm on näiteks simulatsioonide kasutamine. Kui ma olen oma lahenduse välja töötan, siis ma saan seda kasutada näiteks energiatõusu simuleerimiseks. Ehk siis, kas ma olen täitnud oma seda ligi nulli nõuet või ei ole täitnud. Ja nüüd, kui mul on lahendus olemas, ma olen leidnud tegelikult oma argumendid, mille alusel ma saan nüüd tellijale öelda, näed, et see on see lahendus, see on minu õigustus, siis tekib see koht, kus on see, et klient vaatab seda nagu oma vaatest, tema vaatab just seda sellest vaatest, et kuidas temale see asi kasulik oleks. Ehk siis kõik, mis jääb siia üles, on eesmärgist tulenev vaade ja kõik, mis jääb siia alla, on siis see konkreetne see vahend, millega siis üritatakse seda eesmärki saavutada. Ja siin siis seda protsessi nimetatakse juba valideerimiseks. On ju kõigile teada, et ehitusel samamoodi, et projektlahendus oli võib-olla ette nähtud, et see sein peab olema punane, aga siis, kui reaalselt on ära ehitatud ja sein punaseks värvit, siis tellija või klient ütleb, et see ei ole ikkagi päris see värv, mida ma mõtlesin. Et 2 tooni võiks olla heledam. Ehk siis valideerimine ei ole kunagi objektiivne, ütleme selline matemaatiline protsess, ta on pigem selline, et see lähtub selle inimese konkreetest väärtushoiakutest, hinnangutest ja kõigist muudest asjadest ja see teeb selle tegelikult natukene subjektiivseks. Pikas perspektiivis ma loodan sellest hoonest saada mingisugust väärtust ja see väärtus on siis see, et mul on tekkinud parem õpikeskkond, et õpilasi koolitada ja loodetavasti siis ka viib see rahuloluni. Nii, kui me nüüd saame sellest projekteerimist paremini aru, kuidas me nüüd saaksime seda kasutada selleks, et seda projekteerimist paremini juhtida. Ja eelkõige projekteerimise juhtimise vajadus saab alguse sellest, et alates industriaalrevolutsioonist tegelikult tekkis nii tööalane kui ka erialane spetsialiseerumine. Ehk siis tekkis rohkem erinevaid osapooli, kelle omavahelist tegevust oli vaja koordineerida. Ja kui me räägime timmitud ehitusest või kavandamist, siis me räägime tegelikult, see on tüüpiline argument ja ma seda kuulsin juba täna ja ma kuulen seda tihti, et ei ole võimalik rakendada timmitud tootmise põhimõtted ehituses, kuna need on niivõrd erinevad asjad. Jah, nad on erinevad asjad. Aga üks on projektipõhine tootmine, teine on masstootmine, võib-olla voolutootmine. Aga kui me võtame need erisused arvesse, siis tegelikult nendest erisustest tulenevalt lähtuvalt me suudame mingid protsendid adapteerudes üle kanda ka meie valdkonda. Ehk siis need erisused võiksid olla, et tegemist on projektipõhise tootmine, iga projekt on justkui unikaalne. Asukoha keskne tootmine, alati seotud mingi kindla krundiga, kinnistuga ja ajutine organisatsioon. Enamus projektides on väga paljud alltöövõtjad nagu muutuvad või vahetuvad. Kui me räägime nüüd või selle projekti kavandamise mõttes, siis tegelikult seal on nagu 3 funktsiooni. Kõigepealt ma mõtlema, kuidas ma üldse korraldan kogu seda projekteerimise ja ka ehitamise protsessi, kuidas ma organiseerin, mis on see suurem nagu struktuur selle, missugusteks etappideks, alametappideks ma jagan selle, mis on milestone'ide eesmärgid ja mis on need konkreetsed tegevused, mis on vaja teha, mis on need artefaktid, mis on vaja iga selle milestone'i jaoks siis üle anda. Kui ma olen enda jaoks põhimõtteliselt läbi või paika pannud seda, et kuidas ma tahan seda, ütleme siis juhtimist või ütleme seda süsteemi siis
üles ehitada, siis järgmine see, et ma opereerin seda süsteemi. Ja alles siis hakkab tegelikult tekkima seda informatsiooni selle kohta, et kuidas see süsteem tegelikult toimib ja kas ta üldse toimib. Ja sealt saan ma hakata õppima ja selle pealt ma saan hakata tegelikult parendama. Nii. Ja kui me räägime siis tiimitud kavandamist, siis lähtub 3 erinevast vaatest. Kui me seda süsteemi kavandame, me peaksime lähtuma, mis on see väärtuskeskne vaade, vookeskne vaade, ehk siis võimaldada seda protsessi seal tekkida ja transformatsioonikeskne vaade. Ja mis see tähendab siis selle mudeli kontekstis, tähendab seda, et need tüüpsed tegevused nendes erinevates plokkides võiks olla see, et igas etapis üks tüüpne tegevus võiks olla määratle eesmärk ja kriteerium kaasa arvatud nõuded, mida ma enne ütlesin, sisuliselt ei ole konkreetselt eraldi etappi näiteks meil projektides. Järgmine siis genereeri alternatiive, realiseeri need läbi näiteks BIM modelleerimise ja siis mine kliendi juurde ja tehke otsus, milline on kõige mõistlikum lähenemine tema vaatest. Ja kõik need kavandamine, operatsioon ja parandamine, need on siis seotud sellised, et kui me paneme selle protsessi töösse, siis meil on alamtegevused ja see on nüüd see, mida projektijuhid teevad, projekteerimise projektijuhid või peaprojekteerid. Nad plaanivad, nad kontrollivad, et kõik tingimused oleks täidetud, et kõik läks plaanipäraselt ja siis korrigeerivad vajadusel. Ehk siis, kui me saame aru paremini nüüd sellest, et mis on projekteerimise sisu, nüüd on küsimus sellest, kas me saame ka paremini aru, kuidas seda kogu juhtimise poolt siis organiseerida ja korraldada. Üks võimalik näide, kuidas üles ehitada oma ettevõtte organisatsiooni niisugust suuremat mudelit on siis järgmine, et sul võiks olla justkui nagu kõrgemal tasemel, ma ütlesin, on sul kavanda, opereeri, paranda, see on see, kuidas ma põhimõtteliselt olen süsteemi üles ehitanud, mis siis omakorda ma olen jaganud ajaperioodideks, meil on avasta, meil on idee realiseerimine, on projekti lõpetamine. Mis see tähendab, on siis see, et iga projekt peaks hakkama ettevalmistuse ja plaanimisega. Selles võivad olla sellised küsimused, milline on projekti alusinfo, kontrolli mahtu, määratle meeskond, uuringute vajadus, läbiviimine, mehitamine, projektiprogrammi koostamine, skoobi, raha, kvaliteedi, kõige muu osas. Ja siis, kui see on tehtud, hinnata ka meeskonnaga riske, siis me hakkame genereerima projekti kõrgel tasemel ideid, see, millest Stan tegelikult ennem rääkis. Et täita neid erinevaid kriteeriume, mis me oleme siis siin tegelikult avakoosolekul koos tellijaga paika pannud, ära fikseerinud. Ja siis hakkab niinimetatud klassikaline etappide põhine realiseerimine. Ja ma tean, et on ettevõtteid, ma tean, et täna on ka üks Roadplani esindaja siin. Nii palju, kui ma olen kuulnud, ma ei ole ise kunagi näinud seda väidetud, neil on ei hakka ennem tõmbama paremini mitte ühtegi joont, kui nad ei ole enda jaoks läbi mõelnud loogikat, kuidas seda protsessi või projekti lahendada. Ja see on see tegelikult, mida see mudel ka siin kirjeldab. Ja nüüd, kui hakkame seda ideed realiseerima, siis need on jagatud erinevatesse etappidesse, aga need funktsioonid ja tegevused jäävad samaks. Lihtsalt see tase, mis tasemel me mõtleme nendele küsimustele, on erinev. Et siin näiteks eskiisis meil on kindlasti vaja seda tegevust plaanida, meil on vaja kontrollida, meil on vaja korrigeerida. Ja need konkreetsed tüüpi projekteerimistegevused seal on siis määratle, genereeri, arenda, hinda ja vali. Need on need samad, mis ma eelmises slaidil näitasin. Nüüd ma võtan ühe ja lõpuks siis hinda. Hinda siis projekti väljundeid, mis me õppisime ja ürita siis järgmise projekti puhul projektijuhina mõelda selle peal, kuidas ma saaksin seda paremini teha. Ja siit tekib see 3 ringiga omavaheliste seostega mudel. Kiiresti printsiipidest ja need on siis organiseerigi töö erialadel üleselt, see on see, millest ka Stan rääkis, alternatiivide keskne kavandamine, see on ka jälle, millest Stan rääkis, püüelge ideaali poole, vähendage negatiivseid iteratsioone, mis on hästi oluline. Minu meelest ollakse täna väga harjutud sellega, ja isegi kohati öeldakse niimoodi, et ma olen ise kuulnud, kus arhitekt ütles, et see on täiesti normaalne, et projekti jooksul tuleb muuta mingit lahendust 4 korda. See on protsess tema arvates. Aga kui see, ütleme, 4 korda ühe asja muutmine on tingitud kehvas plaanis, siis see ei ole mingisugust väärtust mitte kellelegi lisada. Kasutage viimase plaani meetodid ja kasutage tehnoloogiad, mis toetavad kavandamist. Ja eelkõige, kõige suurem eesmärk siis tegelikult timitud kavandamise juhtimise puhul on see, et me peame protsessist välja saama varieerumise. Kui me saame protsessist välja varieerumise, siis on ka võimalik hakata ressursside ja projektide üleselt paremini kavandama. Täna esimene asi, mida kõik ütlevad, kui ma lähen nendele esimest korda küll, on see, et meil on ressursside kavandamisega probleem. Aga miks teil on probleeme? Üritage jõuda selle juurpõhjuseni. Ja see üks suurimaid probleeme on tingitud pigem sellest, et teie projektid pole kontrollitud. Siin on näide sellest rakendamisest, samamoodi nagu Stan tõi näite pull planning. Sisuliselt sama asi, siin on konkreetselt näide siis põhiprojekti staadiumile, võtsime põhiprojekti staadiumi ette, me teadsime, et tellile lõppkuupäev, mis ajaks tuleb projekt valmistada, on see, nüüd me sealt võtsime ära nädala selleks, et tegeleda paranduste muudatustega, 2 nädalat ära selleks, et ekspertiis, ja nüüd võtsime konkreetse tähtaja, see on see, mis on projekti meeskonda enda sisene tähtaeg, mis ajaks tuleb see asi valmistada. Ja nüüd see, mis aeg jäi järgi, selle jagasime 2 nädalateks sprintideks.
ja igal erialal paluti ära kirjeldada, siin jooksevad siis erialad, igal eriala paluti ära kirjeldada, mis on nende erinevate sprintide konkreetsed väljundid, mida nemad peavad üle andma. Ja siis hakkasime samamoodi pull planningu põhimõttel. Võtsime selle esimese etapi ette, mis on need tegevused, muidugi ettevalmistus hästi oluline, hästi rõhutan, ettevalmistus hästi oluline. Iga inimene, kes tuleb sellele koosolekule, see on ainult siis efektiivne ja kasulik, kui kõik on enda jaoks läbi mõelnud, kuidas mingit asja realiseerida. Või oma seda milestone'i realiseerida. Ja siis hakkasime seal arutlema sellel teemal, mis oleks mõistlik, loogiline, õige järjekord. Ja see on täiesti tavaline, et selle protsessi käigus hakkavad need sticky note'id või esialgu planeeritud tegevused natukene muutuma. Sest väga tavaline on see, et kõigepealt planeeritakse endale töö, mis on võib-olla 10 päeva, mis projekti realiseerimise mõttes on väga keeruline, sellepärast see tähendab seda, et kui keegi sinult peaks sisendit saama, siis ta peab ootama kindlasti kõik need 10 päeva ära. Aga võib-olla sa saaksid talle anda juba sisendit esimese 2 päevaga, mingi väiksem osa peale kogu sellest ülesandest. Ja seetõttu tuli tihti ette seda, et me lõhkusime tegelikult töid veel väiksemateks tükkideks. Et oleks kontrollitav just need hand-offs või üleandmised erinevate osapoolte vahel. Ja täna on seis selline, et suures pildis me oleme graafikus, arvestades isegi seda, et tellijalt on siin saadud mingit infot väga, siin on ka muideks tellile erinevad ülesanded, mis ta tegema peab. Et tellijalt saadi infot hilja, vahepeal oli eriosade insener, oli nädal aega haige ära, tänu sellele, et meil oli see 80% põhimõttel kavandatud, siis tegelikult enam-vähem oleme ikkagi täna graafikus, seal on 1 päev, 2 päeva on erinevus. Ja mis selle mudeli pool nüüd on jääd, kui me läheme selle tagasi juurde, selle mudeli pool, mis on projekteerimise sisu, siis need tüüpsed tegevused, näiteks oma töö kontrollimine, erialasisesed, eriosade insener, kui ma ventilatsioon, siis ma pean ka mõtlema selle peale, kuidas teiste suhtes minu see mudel toimib. Ehk siis siia tekivad tüüpsed tööd, iga 2-nädalase tsükli taga tuleks panna näiteks ristumiste kontroll, mida siis kõigepealt teeb iga eriala enda distsipliini raames ja siis teeb projektijuht kõigi erialade üles. Samamoodi siis projekti lõpu osas on see, et iga projekti osapool peab tegema checklisti alusel, kontrolllehe alusel ära siis kontrolli kogu selle projektile, enne ei tohi projektmajast välja minna. Ja siit seda metoodikat on nüüd võimalik kõvasti edasi arendada. Sisus ma olengi lõpetanud. Et on võimalik kõvasti edasi arendada, aga kõigepealt me peame jõudma sinnani, kuigi inimesed on juba öelnud, et see on neile aidanud paremini kommunikeerida, üksteisest aru saada ja tegelikult väga palju probleeme vältida, siis on tegelikult selle mõttemalli või mõttemudeli muutmine ikkagi, see võtab aega natuke. Et see muutuks harjumuseks, selle töö korraldamine selliselt. Ja siis on võimalik sinna peale hakata integreerima look ahead, ehk siis ettevaatavat planeerimist, mis on need eeldused mingi töö tegemiseks, kas need on täidetud, kes seda kontrollib, juhib, mis on konkreetsed unikaalsed nõuded erinevate töö kontekstis ja nii edasi. Ja sellega ma lõpetaks oma ettekande. Ehk siis tahaks öelda, need 2 vana metoodikat tegelikult aitavad meil mõtestada paremini projekteerimise olemust ja sisu. Ja kui me saame sellest paremini aru, siis on võimalik meil paremini seda juhtida ja kontrollida. Aitäh! On teil küsimusi? Palun! Tundub, et läheb lihtsalt.